Tere pärastlõunast ka minu poolt. Ja mul on selles mõttes hästi provokatiivne küsimus, millele mulle tundub, on kõik eelkõnelejad tegelikult juba vastanud oma ettekannetes, kuhu tänased noored liiguvad. Veel enam haridusest on absoluutselt igal inimesel oma arusaam või arvamus, et kuhu haridussüsteem või kool siis peaks liikuma. Aga ma püüaks jagada siiski ka oma mõtteid sellise mõtiskluse vormis. Ma arvan, et oma teadlik elu viimased 20 aastat olen ma tegelenud laste ja noortega, seda siis nii haridussüsteemis olles kui üldharidussüsteemis, kui tegelikult ka kõrghariduses, et täna töötan igapäevaselt õpetajana, Viljandi gümnaasiumis ja õppejõuna ja osakonna juhatajana Tallinna Ülikoolis ja lisaks püüan selle kõrvalt olla ka aktiivne kodanik. Ehk siis toetada oma sellise isikliku tegevuse huvi motivatsiooniga oma mõtteid viia neid ellu, samamoodi kaasates kõiki teisi ka siia. Aga kuna ma armastan selliseid tõenduspõhiseid lähenemisi, siis ma olen ka sunnitud natukene kasutama tehnikaabi, et manada ette siia võib-olla mõni pilt, mis võib-olla paremini illustreerib siis, kuhu tänased noored lähevad. Ma kindlasti ei taha nõustuda sellega, et kõik tänased noored Eestis lähevad Eestist minema. Ma arvan, et see on hea, kui nad lähevad. Ja ma arvan, veel parem on, kui nad tagasi tulevad, et tihtipeale me kipume viimasel ajal nägema sellest nagu drastilist koletist, et nõnda me suremegi välja, nõnda tulevadki siia ehitajad Rumeeniast või jumal teab kus kohast. Et ma arvan, et see on igati positiivne ja sellel ma väga palju ei tahaks tähelepanu pöörata, aga millised on siis tänased noored? Missugused nad välja näevad, mida nad mõtlevad ja tunnistama, et ma iga päev puutun nendega kokku erinevas vanuses. Vahel tegelikult eile töölt ära tulles tükk aega mõtlesin, et miks ma ikkagi seal koolis töötan. Et kuhu need noored siis liiguvad, mida nad mõtlevad. Ja siis ma leidsin, et ma olen ikka totaalselt vanamoeline inimene, et ma ikka tihtipeale kipun nagu mõtlema teistmoodi, ei pruugi neist üleüldse aru saada, siis ma avastasin ka, et ega see tänane süsteem ka väga palju noori ei mõista, või tähendab arvan, me mõistame tegelikult neid. Ja jälle tõden veendumust ja fakti, et tänane noor ongi teistsugune. Ta mõtlebki teistmoodi, ta käitubki teistmoodi ja mina siis nii-öelda oma juurdunud arusaamadega või väärtusmaailma, kus ma tulnud olen, kus ma olen, kipun tihtipeale siis silti külge panema õpetajana või noorte mentorina või kelle iganes õppejõuna ja leides, et see ei ole päris nii, nagu peaks olema. Aga siis millised on tänased noored? Et kui ma räägin noorest, siis ma eelkõige pean silmas noori vanuses kuni 26, millele ka tegelikult tänane seadus viitab. Ja lihtsalt mõned arvud, mis ma arvan ei üllata mitte kedagi meist, et milline tänane noorte koguarv Eestis on, mis langeb mõnusalt kolinaga tegelikult aina allapoole, aga see sugugi ei tähenda seda, et noored kuskilt otsa saaks. Et ka meie edasised rahvastikuprognoosid viitavad sellele, et noorte arv küll elanikuna hulgas väheneb, et täna võiksime suhteliselt rahul olla 22% elanike hulgast. Vaadates Euroopa Liidu keskmist, siis peab tunnistama, et meil on üsna hea seis. Et riik, kus noorte arv siiski on üle 5%, on üsna positiivses nimekirjas, nii et ei ole midagi hullu meil siin küll Eestis nagu väga mõelda, et noored kuhugi viisi või mingil moel ära kaoks. Ja prognoos langeb ta tõepoolest, nõnda tänased rahvastikuteadlased on selle pildi meil ette mananud, et elanikkonna hulk väheneb, aga mitte hullupööra võrreldes mõne teise Euroopa Liidu tippriigiga või siis arenguriigiga, kellest me tihtipeale soovime väga eeskuju võtta. Aga lähme koolikeskkonda, kus ma iga päev toimetan, ma arvan, kelle lapsed, kelle lapselapsed, kes lähemal või kaudsemal moel kooliga seotud on. Eks milline on tänane kooli tegelikkus või haridusmaastiku tegelikkus, et ma siinkohal olen kindlasti väga ülikriitiline, aga mitte puhtalt sellepärast, et tahaks näpuga osutada vigadele, vaid pigem leida sellest võimalust ja lahendust, et kuidas siis edasi liikuda. Esmalt kindlasti tänane koolisüsteem on üsna paljuski tuupimiskool. Ehk ta on täna väga selgelt keskendunud õpetajatele, millega seoses meenub mulle ühe mu ülikooli kolleegi tõesti sündinud lugu eelmise aasta sügisest,
kelle laps läks kooli, 7-aastane poiss, ta oli oodanud juba viimased 2 aastat lasteaias käia seda kooli minekut. Et lõpuks ma saan kooli, siis minust saab nagu suur inimene ja ma saan õppima hakata, ta oli sellist täis indu, motivatsiooni, rõõmu, tahet. Kui ta oli 2 nädalat koolis ära käinud, tuli ta suhteliselt kurvalt koju tagasi ja ütles emale, et emme, nüüd ma saan aru, mis see kool on ja kelle jaoks see kool mõeldud on. Et minule tundub, et see kool on mõeldud õpetajate jaoks ja õpetajad kooli jaoks ja nii edasi. Ehk 7-aastane noor inimene jõudis esimese koolikuu jooksul tõdemuseni, et see kool polegi tegelikult tema jaoks mõeldud. Et see on pigem täiskasvanud inimeste jaoks mõeldud, kes siis seal, kes õpetavad, kes mingeid muid asju teevad seal, aga mina oleksin nagu teisejärguline. Et sisuliselt selle noore inimese õpimotivatsioon, kooli rõõm, mida ma tegelikult väga soovin õpetajana koolikeskkonnast luua ja toetada, on kadunud. Ja eriti kurb tõdeda, kui see juhtub juba esimesel kuul või esimesel kooliaastal, siis mida mina gümnaasiumis õpetades peaksin siis ootama, 10 aasta pärast. Kui see motivatsioon kaibub ära esimestel aastatel, et tõepoolest kool on täna jätkuvalt veel väga õpetaja keskne. Ehk me räägime pigem õppijast kui objektist. Ehk õpetaja õpetab, püüab täis toppida seda noort inimest, kes kooli on tulnud, tarkust, oma enda kogemust ja nii edasi, unustamata ära, et tegelikkuses on ju meie haridusparadigma oluliselt muutunud tänases olukorras. Ehk õppijast on saanud subjekt. Ehk siis õpetaja ülesanne või eesmärk ei ole täna enam niimoodi trillida neid õpilasi seal koolikeskkonnas, õpikute, töövihikute, kontrolltööde, veelõudusune nagu riigieksamite näol, või tegelikkuses ikkagi tekitada esmalt temas see huvi niimoodi, et õpilane ise õpib. Minu enda selline pedagoogiline filosoofia tugineb mitme tuhande aasta tagusele ütlusele, mis on Hiinast pärit üks vanasõna, et meister mitte ei õpeta, vaid loob õpetliku olukorra. Ehk koolis õpetades ma ei näe üldse põhjust, miks mina peaksin seal ees tulistama õpilasi tarkuse terade ja mille iganes, vaid kas ei ole siiski minu eesmärk seal koolikeskkonnas teha nõnda, et õpilane ise õpib, mitte mina ei õpeta teda. Ehk luua see keskkond, kus seesama noor inimene ise tahab õppida, ta tuleb sinna vabatahtlikult rõõmuga ja ise hakkab otsima uut infot. Ja minu ülesanne on seda protsessi toetada, juhtida õiges, ma ei saa päris õiges suunas öelda, et vahel mulle tõepoolest ka meeldib, kui see protsess lähebki vales suunas. Ja eriti mulle meeldib õpilasi, mõnda õpilast ma siin näen siin ruumis, kellega ma kokku olen puutunud, ehk siis lasta protsessil ka valesti liikuda selles suunas, et näha tõepoolest, kas õpiline mõtleb ka siis, kas ta arutleb ja kas ta tõesti usub seda, mida õpetaja alati räägib. Et see, millest ka ennevalt palju räägitud on, seesama kriitiline mõtlemine, reflekteeriv mõtlemine, analüüsioskus, millest mulle tundub, et tänases ühiskonnas hästi palju puudust tunneme. Et väga lihtne on vinguda ja viriseda näpuga näidata, aga kus tuleb siis see noore inimese oskus, et püüda ise midagi välja pakkuda, ise lahendada ja ise midagi tegema hakata. Ehk seesama treenimise mõte ei ole kindlasti tänases koolis enam aktuaalne. Et me käime ja trillime õpilasi seal nõnda, et nad käituks nõnda nagu mina või nagu meie. Teisalt, ka koolieelne lasteasutus ehk lasteaed on omandanud endale uue tähenduse tegelikkuses, et lasteaed kui lapsehoiu mõte on taandunud ja tihtipeale oodatakse täna lasteaialt hoopis midagi enamat, palju enamat. Ehk lasteaed on siis see koht, kes peaks minu lapsest normaalse inimese kasvatama või looma siis eeldused selleks, et ta koolis hakkama saaks. Veelgi hullem on see, ehk lasteaed peaks siis õpilase või lapse lugema õpetama. Ehk lasteaed kui õppeasutus, mitte kui kasvatusasutus enam, on kindlasti ka üks selline igapäevane nähtus täna, kus tuleb tunnistada, et lasteaias töötavad ju ka õpetajad, mitte enam kasvatajad. Ehk siis me oleme omandanud või pannud tegelikult lasteaiale sellise väikse eelkooli nime külge ja võtnud kohati ära ka lapselt tema lapsepõlve osalt, et me ka seal tegelikult püüame teda kõvasti ette valmistada selleks järgnevaks 9 aastaks, et ta saaks hakkama koolikeskkonnas. Koolikultuur ja koolidemokraatia on need märksõnad, millega ma taas puutun igapäevaselt kokku, ehk kelle käes on siis koolis võim või kui võimust rääkida, siis tihtipeale on jällegi ühiskonnas juurdunud kuidagi negatiivse maiguga, samamoodi nagu ka sõna poliitika ja osalt ka kogukond,
mis oma kunagisest tähendustest on ju väga kaugele läinud, väga erinevatel põhjustel, ja ka demokraatia koolikeskkonnas on omandanud paraku sellise negatiivse tähenduse viimasel ajal. Kuidas anda õigused õpilastele? Et tere hommikust, neil on küllaltki palju õigused antud, jälle me anname neile õigused, me õigustame nende tegevust ja taaskord see õigusteadlikkus on omandanud koolikeskkonnast teistsuguse ja negatiivse tähenduse eelkõige õpetajate poolt, et jälle nad tulevad ja hakkavad näpuga näitama või ütlema ja nii edasi. Kohati tundub, et õpetajad ei mõista demokraatia tähendust, mis selle sisu on, mida koolidemokraatia kui selline tähendab. Kas tõepoolest tähendab demokraatia kellelegi mingisuguste privileegide andmist, kellegi tegevuse õigustamist või see tähendab koos tegutsemist, üksteise ärakuulamist, üksteise respekteerimist ja koos toimetamist. Nõnda, kutsekool samamoodi. Ehk jällegi see tore juurdunud tegelikkuse tõde või maine, ehk kutsekooli jõuab põhikooli praak. Ma ei tea, kas te olete seda kuulnud, mina kuulen seda päevast päeva. Ja seda kuulema ka lausa ülikoolis, et ma pidin ju ometigi tulema ülikooli õppima, sest kui ma oleks läinud kutsekooli, siis oleks ma saanud sildi, et ma ei kõlba mitte kuhugi, mitte kellelegi ja mitte millekski. Ehk siis taaskord, kuidas ühiskonnas oleme pööranud või pannud minu äärmiselt olulisele hariduse liigile või osale, milleks on kutseharidus sellise väga negatiivse sildi külge ja loonud seda edukultust, et kui ma ei ole ülikoolis, kui ma ei oma bakalaureusekraadi või magistrikraadi, siis ma ei ole mitte keegi, siis ma pole tegija. Ja kui ma gümnaasiumisse ei lähe, siis ma olen täiesti pehmik, luuser ja siuke eluheidik. Ehk ma ei tea, kas te nõustute sellega või mitte, aga vähemalt mina puutun selliste negatiivsete toonide või selliste siltidega igapäevaselt kokku. Ja kuhu siis edasi liikuda ja kuhu edasi minna? Võib-olla sissepoole süvenedes nendesse teemadesse, siis me näeme, et täna on noorte hulgas tõsine defitsiit sotsiaalsete oskuste osas, et me tõepoolest oleme väga faktikesksed, me teame palju, aga kuidas neid teadmisi rakendada või kuidas need teadmised koos selliste oskustega luua vilumusteks, kuidas neid teha, kipub tihtipeale tagaplaanile jääma. Seesama näide 7-aastasest poisist, ehk meil on tõsised probleemid koolis kooli rõõmuga. Me võtame seda, õpilased võtavad seda kohustusena, kui ühe vastiku tüütu kohustusena need 9 aastat välja vedada, veel hullem 12 aastat välja vedada seal koolis. Ehk kuhugi on kadunud see kooli rõõm. Millegipärast me ei tule enam, kusjuures ka õpetajad viimasel ajal, kooli sellise rõõmu positiivse hoiakuga tahaks midagi teha, midagi mõnusat. Veelgi hullem, kui sa kuuled mõne kolleegi käest, et jube raske on see õpetaja elu. Palk on ju väike, keegi ei mõista meid, kõik ootavad meilt, eeldavad meid, nad üldse ei tea, mida need noored tegelikult koolikeskkonnas teevad ja nii edasi ja nii edasi. Siis kui sa nagu selle keskel oled, siis sa mõtled, et tore ju, kuidas saabki kooli rõõmu suurendada, kui ma ise olen eeskujuks selline morni näoga, väga konservatiivselt mõtlev ja nii edasi, et kuhu me liigume siis nõnda viisi. Ehk kooli rõõm mitte ainult õpilaste hulgas, et kindlasti kõigi koolitöötajate hulgas. Hästi palju tänased laste psühhiaatrid ja psühholoogid räägivad või viitavad sellele, et meie õpilaste või meie noorte vaimne tervis on tasakaalust väljas. Ma ei hakka arve ette lugema, aga need on masendavalt suured, kui paljud tänased kooliõpilased tarvitavad kõik võimalikke medikamente selleks, et käia koolis, selleks, et silmad oleksid lahti, selleks, et suudaks öö läbi tuupida, õppida, teha ära ülesanded, harjutused, mida iganes. Et olla nii-öelda üleval kogu aeg. Ja mis omakorda tingib väga selgelt ebaadekvaatse enesehinnangu, et ma ei ole hea, ma ei saa hakkama, ma ei ole parim. Ja tänane koolisüsteem tihtipeale ka püüabki hoida sellist mentaliteeti, et sa pead olema alati parim. Kui sa saad 3 või sa saad 4, veel hullem 2, siis oleks nagu elu lõpp. Mulle väga meeldib see hoiak, mida mõned mu kolleegid kasutavad, et 2 on alles algus, 2 on nagu uue algus. Kui sa 2 saad, siis on kõike väga hästi. Et sa alustad algusest ja muudkui arened ülespoole edasi, liigud edasi. Aga vaat, kui sa 5 saad, kui sa oled harjunud 5 saama ja saad 4, siis on see kohutav ebaõnnestumine. Ja jällegi nähes, kuuldes oma enda õpilasi igapäevaselt ja nähes, kuivõrd oodatakse hindeid, neid parimaid hindeid ja kelle jaoks, siis tihtipeale ongi küsimus, et kuule inimene, kas sa käid oma vanemate pärast seal koolis või käid sa kellegi teise pärast.
Olen olnud pikka aega toimetanud ka Ida-Virumaal ja nii üldhariduses kui ülikoolis, siis tihtipeale seal selles kultuuri kontekstis oli küll arusaamine juurdunud, et tudeng, kes sai hindeks C või veel hullem siis allapoole nõrgemaid hindeid, siis tema enam taskuraha oma vanematelt ei saanud. Ehk tegelikult ka selline kodune taust on väga selgelt mõjutamas õpilase sellist enesehinnangut ja koolis hakkama saamist. Väsimus, depressioon ei ole tõenäoliselt enam tänases koolis või noorte hulgas mingi teema, samamoodi kooli kiusamine, mis jätkuvalt toimib. Ja milline see tegelikkus siis lõpuks on? Kes siis täna Eestis noori kasvatavad, arendavad või toetavad? Esikohal pere. Mul on hea meel, et perel on üha enam hakatud või hakatakse tähelepanu pöörama, aga väga selgelt oodatakse, eeldatakse, et noorest inimesest teeb tõelise kodaniku, täisväärtusliku inimese, kool, eakaaslased ning 4. suureks kasvatajaks täna on kindlasti meedia. Ehk neljalt osapoolelt me ootame väga palju. Ehk tihtipeale, kui kool ei saa hakkama või kui noor inimene ei saa elus hakkama, siis on tihtipeale kool selleks süüdi. Et siis selline vastutus edasekandmine koolile on täna minu enda hinnangul kindlasti üks väär arusaam pere kodu poolt. Küsimus on see, et miks me koos võiks siis ühiselt toimetada selle nimel, et mõlemad osapooled saaks edukalt tulevikus hakkama. Mõned märksõnad veel, millele on ka eelnevalt viidatud juba siin, mis tänast noort iseloomustavad kõik tema toitumis- ja liikumisharrastusega või käitumisega seoses. Ei saa me üle alkoholist, millest on ka juba viidatud siin täna eelkõnelejate poolt, tubakast ja narkootilistest ainetest, et kuivõrd need tänast noort inimest mõjutavad või kuivõrd need siis ahvatlevad tänast noort, kas need ongi need siis, mis teevad kuidagi elu õnnelikumaks ja toovad lootuse. Milline see tegelikkus on, et kui palju me täna oleme pööranud tähelepanu tegevustele väljaspool koolikeskkonda, nii huvikoolis, huvihariduses, huvitegevuses, noorsudes laiemalt, siis ikka tihtipeale näidatakse näpuga just noorsootööle, et see on teie süü, et noored on tänaval, jõlguvad sihitult, kasutult, mitte midagi ei tee. Või miks noored on täna nii passiivsed? See sajandite tagune sõnakõlks, millest räägitakse, et tänane noorsugu on hukas ja väga passiivsed ja nii edasi. Osalt ma isegi aeg-ajalt nõustun sellega, aga samas analüüsides seda, siis on küsimus, et miks nad siis on. Ja ma pean tunnistama iseendale ka tuhka pähe raputades, ega me ei anna tegelikult ju neile erilist võimalust olla noor inimene, olla see, kes ta tegelikult on, teha seda, mida ta tahab teha ja mitte teha alati seda, mida mina tahan, et ta teeks. Ehk kui aktiivsed siis tänased noored on või kui palju nad panustavad tegelikult kogukonna arengusse või kui palju me laseme neil üldse panustada kogukonna arengusse. Ma jätkuvalt pean tunnistama, et see tore Eesti vanasõna või sõnakõlks, et laps räägib siis, kui kana pissib, on ikkagi jätkuvalt ka otsustajate hulgas juurdunud. Muideks ma olin üsna suur või vanem, ütleme, et siis ma ei olnud enam päris noor, kui ma avastasin, et kanad ei pissigi. Sain suhteliselt hilja sellest teada ja siis ma olin ikka väga pettunud selles, et kuidas ikkagi täiskasvanud meie kohta arvavad, mida nad arvavad ja kas tõesti nii on. Ja nii tuleb tunnistada, et ongi, et ega väga palju ei anta täna noortele võimalust või antakse võimalus, visatakse mikrofon kätte või öeldakse, või paljud omavalitsusjuhid ütlevad, olles seda teemat hästi palju uurinud, ütlevad, aga minu uks on kogu aeg lahti. Tulgu ja rääkigu, tehku ettepanekuid, aga paraku nad tulevad oma lollide ideedega, absurdsete mõtetega, nad üldse ei saa aru, mis on meetmed, siin enne viidati sellele, eks ju, millised võimalused on, nad üldse ei tea, kuidas omavalitsus toimib ja nii edasi, tõsi, aga kas nad peaksidki teadma. Ehk kuivõrd ma tegelikult arvestan selle noore enda eakohase kogemuse teadmisega ja kas ma tõepoolest võtangi teda võrdväärse partnerina, ma ei kujuta tõepoolest, et ma hakkaks mõne tuumafüüsikuga sellest väga täpselt rääkima, sest see pole minu teema, pole minu pädevus, mul pole ka kogemust. Ja ka tegelikult need arvnäitajad siin mu selja taga viitavad sellele, et noorte aktiivsus küll tasapisi on viimasel 5 aastal tõusnud, aga mitte eriliselt märkimisväärselt. Sama noorteühingud, jah, tõepoolest, kodanikuühiskond kasvab,
Noored võivad osaleda selles, neil on võimalused olemas, lisaks on noortele loodud Eestis pea 200 noorteühendust, mõni siis suurem, mõni väiksem. Kui te vaatate nende osakaalu, siis Eesti on Euroopa kontekstis üks õnnetumas seisus olevaid. Ehk siis noortes kuni 7% tänase seisuga üleüldse osaleb mõnes noorteorganisatsioonis, ehk see on üsna kasin või veelgi toredam teema, vabatahtlik tegevus. Siin on küll 2011. aasta noorte seirest väljavõte, kui vaatasin täna hommikul uuesti viimased andmed, siis ega see sugugi paremaks ei ole läinud, ehk siis kui aktiivselt tänased noored võtavad osa vabatahtlikult mõnest tegevusest. Ülikoolis ma puutun hästi palju sellega kokku, et see pole üldse nagu nali, vaid tõsi täiesti, ehk kaasates noori kuhugi. See esimene küsimus on, palju ma sellest raha saan? Või mis ma sellest saan? Ehk see sama vabatahtlik tegevus on kuidagi tänases ühiskonnas omandanud hoopis teistsuguse tähenduse, see on kohati ära lörtsitud. Ja samamoodi see sama edukultus, et ma pean midagi millegi eest saama. Siis ma saan hakkama ja samamoodi oodatakse ka alati vabatahtlikust tegevusest. Aga kaua ma ikka heietan probleemidest, vaid mida teha selleks, et asi läheks paremaks. Ja ma võin ennast näiteks tuua, et kui viga nad laita, siis tule aita. Et väga mugav on oli töötada viimased 12 aastat ülikoolis, uurida, viia läbi uuringuid, analüüse, õpetades, andes seda edasi, käia kõik võimalikel rahvusvahelist konverentsidel, tutvustades Eestit ja nii edasi, õppides teisi tundma, siis ma leidsin, et kaua võib. Et võiks minna tagasi nii-öelda päris ellu ja minna ja panna käsi külge ja midagi proovida ära teha. Lisaks sellele, et ma olen toimetanud mitme oma MTÜ-ga, kaasates noori, pöörates tähelepanu erinevatel ühiskondlikele probleemidele, siis eelmisel aastal osutus selline tore võimalus, et püüda kandideerida sellesse esimesesse maakonna põhisesse gümnaasiumisse ja enne imet õnnestus ka õpetajaks saada sinna. Ja vaadata, et kuidas on võimalik siis sellises uues koolimudelis, süsteemis, uue õppekava kontekstis, täiesti uues hariduskontekstis, ikka sõna otseses mõttes alustada puhtalt lehelt koolis ja vaadata, et kuidas on võimalik siis neid muutused ellu viia. Ja ma püssi pole veel põõsasse visanud, toimetan edasi ja pean tunnistama, et muudatusi haridusmaastikul ellu viia on suhteliselt keeruline, suhteliselt raske, aga mitte võimatu. Ja mis siis toimub? Ehk siis millist noort vajab homne ühiskond? Ka selle kohta on väga palju erinevad analüüse tehtud, uuringuid tehtud, mõned märksõnad veel, millega mina püüan siis oma igapäevases töös vahel kolleegidega võideldes, vahel koostööd tehes, viimast küll rohkem tehes, siis jõuda. Ja üks märksõna, mis mulle meeldib, mida tihtipeale nagu üritatakse üksteisest nagu eemale lükata, on kolleeg professor Surtrup öelnud, et haridus ja õnn need peaks koos käima. Et kui palju me tegelikult koolikeskkonnas räägime õnnest või sellest, mida tähendab õnnelik olemine või õnnelik inimene olemine. Me pigem räägime teadmistest, me räägime sellest, mitmendale kohale meie kool tulevikus riigieksamite tulemusel potsatub, kas see on hea või halb, millised on PISA-testi tulemused või TIMSI-testi tulemused ja nii edasi, et millised tulemusi saame. Ja kui me paneme kõrvale need õnneuuringud ja õnneindikaatorid, siis me kipume olema sealt tagantpoolt nagu esimeste hulgas. Kui palju me tegelikult pöörame koolisüsteemis tähelepanu õnnelikuks olemisele. Ja siis lähed sa kooli, sellise noore, motiveeritud õpetajana, võtad lahti riikliku õppekava, mis tegelikult mulle väga meeldib tänane õppekava, mis annab õpetajale minu arvates täna väga palju mänguruumi. Küsimus on selles, et kas sa kasutad seda ära või mitte või kuidas sa seda ära kasutad. Ja siis valmistades tundi ette, tihtipeale puutuma kokku, et õpilased ei tule minuga kaasa, sest nad on harjunud selle trillimise, treenimisega ja siis, kui sa annad neile võimaluse rääkida, nad ei oska seda teha või nad ei julge teha, sest õpetajad on välja treeninud, et on õiged vastused ja valed vastused. Ja siis püüa seda õnnelikku inimest toetada siis, püüa kuidagi selle õnneni jõuda, et äärmiselt keeruliseks tihtipeale osutub see, aga see on võimalik. Me tunnistame, et raske on ja esimesi selliseid kordaminekuid või tulemusi võib juba täna näha seda, et kool ei ole selline koht, kus me käimegi mornilt, pea maas või tõsiselt. Olles, et kool võib olla ka lõbus koht, rõõmus koht ja õppimine ei pea olema alati selline, nagu ta kogu aeg olnud on.
Ja mulle väga meeldib ühe Briti noore aktivisti lause. Teda on mõne aasta tagasi Inglismaal parlamendi ülemkojas öelnud, saanud nende toredate parukates härrasmeeste poolt tõsise sõime osaliseks, aga ta väitis mõned aastad tagasi, et kui ühiskond tahab, et noored ennast sellega seoksid, peaks ühiskond olema valmis ennast ka nendega siduma. Et me tõepoolest tahame, et noored mõtleksid kaasa, tegutseksid kaasa, aga palju me tegelikult lubame neil, arvestame neil, kuulame neid ja respekteerime seda. Et ikka me kipume nagu sekkuma sinna, ütleme, et ei, saa suureks, siis räägi kaasa. Ja koolikeskkonnas täpselt samamoodi, et me oleme Eestis loonud noortele väga palju võimalusi osalemiseks. Nii riigi tasandil, kohalikul tasandil, kogukonna tasandil, kus iganes, erineval institutsionaalsel tasandil. Ja see osalusmetroo, mis siin teie ees on väga suur, väga võimas. Aga tihtipeale ikkagi kipub olema nõnda, et kasutatakse ikkagi pigem seda punast liini, ehk siis osaletakse kellegi poolt juba ette valmistatud planeeritud tegevustes või vastupidi siis üldse mitte midagi tehes. Ja mina olen selline imelik inimene, imelik õpetaja tõenäoliselt ka, et ma olen tõeliselt kaasamise usku inimene, mitte küll alati, aga enamus aegades küll, et milleks on vaja kaasata noori tegevustesse. Ehk kui tõepoolest ma varakus east teda ei kaasa, sest tal ei tekigi kunagi tulevikus mitte mingit huvi selle tegevuse vastu, mingit vastutustunnet, kohusetunnet ja üldsegi harjumust avaldada oma arvamust. Ehk siis iseenda hindamisel ja ka oma õpingute hindamisel. Mulle meeldib teha kontrolltöid koolis, ma vihkan teste, esseesid ja nii edasi. Üks on see, et teha enda elu kergemaks, et kuidas ma saan 120 õpilase töid korraga õhtul ära lugeda ja hinnata. Teisalt ma ei pea vajalikuks, õpetaja peab alati õpilasele andma kogu aeg hinnangut ja tagasisidet. Tagasisidet kindlasti, aga mitte hinnet, vaid mu väga selge siht ja soov on, et õpiline omandaks ka iseenese hindamise oskuse. Et ta suudaks ise näha, millises positsioonis ta on, kus ta alustanud on ja kui palju ta vahepealsel perioodil on siis ka ise edasi arenenud. Ja miks pean mina neid hindama? Loomulikult olema õpetajana seal kõrval, toetan ja annan tagasisidet, sest ilma selleta me keegi ju hakkama ei saa. Aga kindlasti ma soovin kaasata ja kaasagi õpilasi, et nad ise õpiks ennast hindama, iseenda tegevusele tulemustele tagasisidet andma. Ja vaid nõndaviisi on võimalik tulevikus ja kogukonnas viia ellu muudatusi, kui noor inimene on saanud selle võimaluse juba võimalikult varakult. Ehk siis, õppida võimalikult varakult saavutama tasakaalu nii oma isikuõiguste, mis meil kõigil on, kui kodanikukohustuste vahel. Ja vaid nõndaviisi saame nii-öelda toetada seda noort inimest selliseks kodanikuks, kelleks me tõenäoliselt ootame teda, et ta temast saaks. Eks millele tähelepanu pöörata? Minu jaoks on hästi oluline planeerimine. Jällegi sõnastrateegia, mis on jällegi võib-olla paljudel inimestel nagu punane selline lipp härjale, aga mulle tundub, et väga vähe pööratakse tähelepanu väga pikemale perspektiivile või pikemas perspektiivis planeerimisele, et me teeme ka haridussüsteemis väga palju otsuseid, aga need ei kipu tihtipeale olema omavahel seotud või siis ei toeta alati üksteist. Hästi oluline on minu jaoks vaadata kaugemale ja ka noore inimese perspektiivis, kuhu poole tegelikult see haridussüsteem edasi liigub. Teisalt teostamine. Me võime ehitada küll uusi koolimaju, no mis iganes, muuta õppekavasid, aga väga tähtis on see, need inimesed, kes seal sees toimetavad, ehk kellele ma viitan, on õpetajad ise mina samamoodi. Ehk ega see süsteem kuidagi viisi ei muutu, kui ei muutu tänane õpetaja koolikeskkonnas. Ehk me võime ju küll mis iganes tugimaterjale luua, veebipõhiseid lähenemisi ja nii edasi, aga kui õpetajad ei tule sellega kaasa või kui õpetaja tegelikult ei mõista, kuhu see suund läheb, siis on see suhteliselt mõttetu ressursi raiskamine, oma enda isiklik hinnang. Et kindlasti tulevaste õpetajate haridus on vaieldamatult võtmetähendusega sellele ja ka hindamine. Ehk kui palju me hindame ja mil moel me hindame tegelikult haridussüsteemis või koolisüsteemis. Tõsi, iga semestri perioodi veerandi lõpus tuleb panna hindeid, küsimus on, mida need näitavad. Ja kuidas me tegelikult hindame ka õpetaja edukust või õpetaja tulemuslikkust. See on niisugune tabu teema, et sellest ei tohi palju rääkida, sest õpetajad on ikkagi need, kes teavad kõike ja oskavad kõike. Ja väga piinlik on seista õpilaste eest, kus ei oska vastata küsimusele.
ja siis lükata see küsimus tagasi, et seda ma olen tihtipeale, sellega ma olen hästi palju kokku puutunud ja ma olen alati õpilastele öelnud, et ma ei oska kõik teile küsimustele vastata, ma ei peagi vajalikuks, et ma teie ees alati peaks suutma ja oskama absoluutselt kõikidele küsimustele vastata, sest õpetaja on samamoodi õppiv inimene ja õpilane ja võtke kohe selline hoiak, et õpetaja ei ole see siin selline entsüklopeedia alati, kes peab kõiki asju otsast lõpuni teadma. Tihtipeale õpetaja teadmised kipuvad olema ka mingist ajast, nii et andke õpetajale võimalus tegelikult õppida, edasi areneda ja veelgi parem võiks seda koos teha. Nõnda, ehk siis lõpetuseks. Jällegi minu arvates üks kuldne lause, mis mulle väga meeldib, on Stephen Covilt pärinud, mis ütleb, et inimesed ja nende juhid töötavad nii kõvasti selle kallal, et olla kindel selles, et asju tehakse õigesti. Kuid paraku on neil meeletult vähe aega mõelda selle üle, kas nad teevad õigeid asju. Ma ei tea, ma õpetana tihtipeale mõtlen tuletan alati selle lause meelde, mõtlen, et millele ma tegelikult keskendun. Kas teha asju õigesti või teha õigeid asju? Hästi lihtne paradigma mõelda siis. Ja samamoodi kui noortega toimetades, mida ma tegelikult tahan saada või kuhu ma tegelikult jõuda tahan. Ehk siis, kui ma õpetaja olen või kes iganes, siis kas need, kes mind järgivad, kas nad ikka teavad, miks nad mind järgivad või miks nad nii teevad, et kas nendel ka see kuldkala seal silme ees on pidevalt või nad teevad seda sellepärast, et mina tean seda. Ehk mu mõte on see, kuhu me tahame jõuda sellega, et kas me kõik mõtleme kaasa või mõtleme ainult üks selle eesotsas kaasa. Ehk siis, kuhu liiguvad või kuhu lähevad tänased noored ja kool? Kas pigem tulevikuühiskond selline traditsiooniline oma murumütsi, mulgikuue või kama või millega iganes, või siis teine äärmus, tõsiselt rahvuslikke väärtuseid säilitab konkurentsivõimeline, vaadake, mis sõnu ma kasutan, majandusega avatud ühiskond, et kuhu me tahame liikuda, kuhu tegelikult tänased noored liiguvad. Ja need samad tulevikutöö võtmeoskused on minu jaoks küll üsna selliseks lipulaevaks, mida ma igapäevatöös õpetajana püüan toetada läbi oma aine. Ehk kuidas me õpime mõtestama üleüldse asju, protsesse, sündmuseid, tegevusi. Siis milline on meie uue meedia kirjaoskus? Aeg-ajalt tundub mulle, et õpilased oskavad seda rohkem või paremini kui mina ja nii see tõenäoliselt ka on. Ehk kui palju me seda kasutame. Või milline on õpilaste sotsiaalintelligentsus, et kas ma tõepoolest pööran tähelepanu ainult faktidele, teadmistele ja muudele asjadele, aga mitte sellele teisele poolele. Ja kõik, mis on seotud loova mõtlemise ja kohanemisega. Et kui palju ma tegelikult toetan tänases koolis õpilase kohanemist muutuvate oludega, erinevate probleemidega, ja kas probleemist tuleb alati näha midagi hirmsat või võiks probleemis näha ka mõnda võimalust. Nõnda. Ehk siis, minus 4 soovitust teile kõigile, mida ma püüan ise järgida igapäevaselt, et mitte kindlasti hetkeoluga rahule jääda, et ei tähenda seda, et ainult vinguda viriseda, vaid püüda läheneda asjadele loovamalt, positiivselt ja leida lahendusi ning kindlasti olla avatud uutele võimalustele ja kasutada neid ära, mitte lasta möödani minna ning hinnata koostööd, sest ma ei oska teistmoodi näiteks isiklikult töötada, kui ma koostööd teha ei saa, sest muidu pole sellel asjal mõtet, eriti kui me räägime haridusest, koolist, koostöö kogukonnaga, koostöö õppijaga, koostöö lapsevanemaga, koostöö kolleegiga, koostöö kõigi teistega, kes siis seda kooli ümbritsevad. Et ma tänan teid kaasa mõtlemast ja koostööle haridussüsteemi ja noortega, nii et ma kindlasti ei taha öelda, et noored on tulevik, sest mulle meeldi sellised sloganid või sellised sõnakõlksud, nii et igal juhul on vaja tänaseid noori kaasata, neile senisest võib-olla rohkem tähelepanu pöörata, kuulata ja mõista neid ja mitte alati kohe tagasi lükata. Aitäh! Suur tänu, Urmo!